Tere õhtust, meil on kolmapäevane teenistus. Hea meel, et sa oled siin. Ja ma usun, et rahvast veel tuleb juurde. Ja vaatamata päeval on see kolmapäev pühapäev, ma usun seda, et Jumal teeb oma tööd. Ja Jumal on siin kohal. Ja Jumal tahab meid kõnetada ja Jumal tahab meid täita jätkuvalt oma kalli püha vaimuga. Et kui sa siin oled, ma õhutan ikka jälle sind oma süda valmis panema, et sa häälestaksid sellele ja otsustaksid oma südames, et Jumal, ma tahan kuulda täna sind. Ma tahan, et sa täidaksid mind. Ma sirutan välja, ma otsustan olla näljane sinu järgi täna. Ma tahan olla janune ja püsivalt janune sinu järgi. Et mitte lihtsalt vahest aeg-ajalt nagu saada sinu käest seda head sõna või lohutust trööst. Ma tahan kogu aeg olla, ma tahan olla kogu aeg sinu ligiolus ja õppida olema sinu ligiolus. Nii et pane oma süda valmis. See on see sõna. Aga enne kui me lähme ülistuse juurde, ma tahan lihtsalt sõna lugeda. Ja kui sul on piibel kaasas, siis tee muga koos lahti. See on Laulud 119. Ja kohe esimesest salmist hakkan lugema. See on Laulud, salmid siis 119.1. Ja see on otse kui palve ja hüüd Jumala poole, et kui ma seda loen, et loe minuga nagu seda kaasa, tõmba seda palve läbi enda sisse. Ja ma loen siis algusest. Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad issanda seaduse järgi. Õndsad on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Sina oled käskinud oma korralduse hästi pidada. Et mu elutee oleks kindel, et ma peaksin su määrusi, siis ma ei jää häbisse. Panes tähele kõiki su käske, ma tahan sind tänada õiglasest südamest, õppides su õigusi või õiguse seadusi. Ma tahan pidada su määrusi, ära mind hülga päriselt. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi? Ma nõuan sind kõigest oma südamest, ära saada mind kõrvale oma käskudest. Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Tänu olgu sulle, issand, õpeta mulle oma määrusi. See on üks koht, mis mind just hiljaaegu puudutas ja kõnetas. Ja just see salm 11, et ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu. Ma vaatasin seda sügavamat tõlget, siis tallele panema on tegelikult väga lihtne. Ma peidan ära sinu sõna oma südamesse. Ma nagu kogun seda oma südamesse. Ma loen seda, ma õpin seda aru saama, ma õpin seda nagu sööma, ma õpin seda nagu vastu võtma sinu käest ja otsustan seda, et sinu sõna on tõde. Kuidas on sellega? Tihtipeale meie mõistus, vana loomus ja mis veel iganes muud igasugused hääled meie sees vaidlevad vastu Jumala sõna ja panevad selle kahtluse alla ja vahest me lihtsalt libistame nagu mööda. Me ei näe, on kohti, kus me nagu ei näe Jumala sõna, me ei näe seda tõde ja see ei saa meid kätte. Et kui me isegi sõna sööme, loeme, enda sisse seda paneme, vastu võtame, siis on ka oht see, et seda võib ära lämmatada. Kui minu südames on mured, kui minu südames on mida iganes muid asju, mis on võimelised lämmatama sõna, siis ma pean seda panema sellisesse kohta, kus mingid muud asjad seda kätte ei saa. Et see sõna ära ei sureks mu sees. Seda ma tahan, ma peidan ära, et ma ei teeks pattu Jumal sinu vastu. Sellepärast, et on olukordasid meie elus ja ma arvan, et sa isegi seda tead ja näed igapäevaliselt, kus ma pean midagi valima. Ma kuulen mõtteid, ma kuulen hääli, ma olen mingisuguse otsuste ees, mida ma pean tegema
aga kui minu sees ei ole seda Jumala sõna põhja, mille alusel ma neid asju teen, siis ma võin mööda panna. Ma võin eksida Jumala vastu. Ja seepärast ma tahan, et sõna oleks elab minu sees, ma õpin seda lugema iga päev, ma õpin palvetama seda ja õpin seda vastu võtma. Sest sõna, Jumal ütleb, et see on elu ja vaim. Amen. Ja täna ma sellest tahan rääkida ja ma usun, et Jumala vaim toob seda välja ja esile, mis asjad need on meie sees või meie keskel või meie ümber, mis sõdivad selle vastu, et me ei kuuleks Jumala häält või ei saaks vastu võtta Jumala sõna oma südamesse, ära peita või ära panna, et me ei teeks pattu Jumala vastu. Tead, mis pattu tegemine on? Väga lihtne. Vastus on sellele. Mööda panemine. Et ma panen mööda, ma astun üle. Jumal on pannud meile kitsa raja peale ja kitsa raja peal käia, seal on vaja Jumala tarkust ja juhtimist. Tead, et kurat on selline, kes teeb kõik selleks, et sind takistada Jumala juurde tulemast. Et sa ei saaks tundma tõde, et sa ei saaks vastu võtmaks Jumala vaimu, ta takistab sind. Ta teeb seda üsna oskuslikult. Aga kui ta ei suuda seda teha, kui Jumal ikkagi pääseb läbi ja sa ikkagi otsustad minna koos Jumalaga edasi ja sa pääsed sellest takistusest läbi, tead, mis ta siis teeb? Siis ta hakkab sulle veel hoogu andma, siis pane veel, pane loe ja palveta veel, hakkab sedasi takka hõiskama. Aga kui sa ei õpi Jumalaga ka koos neid asju tegema, siis sa võid saada nii suure hoo sisse, et sul on raske seal kitsa raja peal olla. Mõistan? Et siis ongi see oht, et me lihtsalt astume üle nagu sellest kitsast rajast maha. Et ma palun, et me tõuseksime üles. Et ennem kui me lähme Jumala sõna selle tänase jutluse juurde, et me häälestaksime ennast Jumala pühale vaimule ja paluksime, et issand, räägi sina. Ma tahan, et sa täidaks mind. Ma tahan, et püha vaim saaks ruumi minu sees. Kõik, mis minu sees on, mis takistab, mis segab, mis töötab vastu sulle, peab minema, peab kõrvaldatud saama. Amen. Kallis Taeva isa, ma palun sind, et see aeg, isand, me kuuleksime sind. Me palume, isand, et taevas oleks avatud siin, selles kohas. Me palume, isand, et sinu püha vaim võiks rääkida ja liikuda meie keskel, isand. Palun, isand, ava meie kõrvad täna. Ava meie südamed, isand, meie silmad ja meie meeled, et me võtaksime vastu sinu sõna. Et me võtaksime vastu selle tõe, mille sina oled andnud meile. Ja me palume, issand, et see muutuks reaalsuseks meile. Selleks reaalsuseks, mis on sinu käest, issand. Ja me võtame meelevalla, kõigi muu vaimsuse ja meelsuse üle selles kohas. Me käisime lihalikul loomusel ristile minna. Me paneme maha kõik vana mõtteviisi, issand. Jeesus, sinu nimel. Ja me palume, Jeesus, pese meid oma verega, puhasta meid, tõmba meid. Issand, et me kuuleksime täna sinu häält, järgneksime sulle ja saaksime osa, issand, sinu pärandist, rohkem, saaksime osa sinu kallist pühast vaimust. Jeesus, sinu kalli nimel, me palume seda ja täname sind. Ja kui me nüüd ülistame, me palume lihtsalt või ülistame niimoodi, et ootuses ja lootuses, et ülistus on üks ohver, mida me toome Jumala. Et sa tood usus ja tänus juba ette seda. Laulame kõigepealt ühe laulu, mille on kirjutanud üks värske Eesti pastor, kelle nimi on Rita. Ja ta ütles, et ta töötas oma aias ja puhastas oma aeda ja siis see laul tuli talle. Nii. Mu süda võta sa, tee puhtaks verega, mis voolas Golgatal mu ees, oh Jeesus. Mu süda võta sa ja pehmenda see maa, et vilja kanda saaks ka minu elu. Tule püha vaim, voola minu sees. Tule püha vaim, õpeta
ta kõrvema. Tule püha vaim, meid kõiki kosutab, meid kõiki kosutab. Mu süda võta sa, tee puhtaks verega, mis voolas Golgatal mu eest, oh Jeesus. Mu süda võta sa ja pehmenda see maa, et vilja kanda saaks ka minu elu. Tule püha vaim, voola minu sees. Tule püha vaim, õpeta mind teel. Tule püha vaim, kosta kõrvema. Tule püha vaim, meid kõiki kosuta, meid kõiki kosuta. Süda võta sa, tee puhtaks verega, mis voolas Golgatal mu ees, oh Jeesus. Mu süda võta sa ja pehmenda see maa, et vilja kanda saaks ka minu elu. Tule püha vaim, voola minu sees. Tule püha vaim, õpeta mind teel. Tule püha vaim, kassa kõrvema. Tule püha vaim, meid kõiki kosuta, meid kõiki kosuta. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jumal on täis hellust ja halastust. Jumal on hea, Jumal on hea, oh Jumal on hea, täis hellust ja ja igavene on ta aegades, aegadeni. Ja igavene on ta aegades, aegadeni.
see on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus, ma annan sulle kogu au, kallis päästja, kallis Jeesus, ma tänan sind, et ma kuulun sulle, see on parim kord mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. See on mu armastuse laul, sulle päästja, sulle Jeesus, ma annan sulle kogu au, kallis päästja, kallis Jeesus, ma tänan sind, et sa kuulud mulle, see on parim kord mu jaoks, sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. Sulle lähedal, sulle lähedal, sinuga koos on olla mu soov, sulle lähedal. See on mu igatsus sind austada, kogu südames sind ülistan, sulle kiitust laulan, sest oled kõik, mis on mu sees, sind kiitma pean. Annan südame, annan hingega, vaid sulle elan ma, iga hingetõppega, iga hetkel ärkvel ma. Su taeves sündigu, annan südame, annan hingega, vaid sulle elan ma, iga hingetõppega, iga hetkel ärkvel ma. Su taeves sündigu, see on mu igatsus sind austada, kogu südames sind ülistan, sulle kiitust laulan, sest oled hea, see, mis on mu sees, sind kiitma pean. Annan südame, annan hingega, vaid sulle elan ma, iga hingetõmbega, iga hetkel ärkvel ma. Su tahe sündigu, annan südame,
hingega. Sulle elan ma iga hingetõmbega, iga hetkel ärkan maha su tahe sündigu. Su tahe sündigu. Su tahe sündigu. Aitäh sulle, Issand, et meil on võimalik olla siin, sinu ees, oodata sind. Et sinu kallis püha vaim liiguks ja puudutaks meid, kastaks meid, Issand. Räägi, Issand, täna sina. Ma annan ennast üle sulle, Issand. Annan oma suu, oma südame, Issand, oma meeled. Ja ma palun, Issand, et sa võiaksid kuuljate südameid. Et see sõna, mis täna läheb ja tuleb sinu käest, Issand, et see läheks meie südamesse, teeks seda head tööd ja tooks esile head vilja meie sees, Issand. Ja kõiges, Issand, me anname au ja tänu sulle, et sina oled ustav, Issand. Sina püha Jumal. Ja sina kutsud meid oma pühadusse. Sa kutsud meid oma ligiollu, Issand. Ja palun, Issand, aita meil. Aita meil vastu võtta see kutse. Aita meil vastata sellele, et me ei paneks vastu, Issand, oma südames sinu kutsele täna ja sinu puudutusele, Issand. Ja vabasta meid, Issand, ja pese meid oma veres. Jeesus, sinu kalli nimel, ma palun seda. Amen. Amen. Sa võid võtta istet. Ma ei tea, kuidas sinuga. Aga iga päev ma kogen oma südames, oma sees, et ma olen nagu rohkem näljane Jumala järgi. Jumal on andnud mulle annid, Jumal on andnud mulle teenimise ja ma olen õppinud selles liikuma ja kasvama selles ja olen näinud imelisi vabanemisi. Olen näinud, kus inimesed saavad puudutud püha vaimu poolt ja see on ilus ja see on kena ja see täidab, aga kui päev edasi, ma tunnen, et ma tahaks nagu rohkem. Ma tahaks midagi enamat. Et Jumal, ma ei ole selles teenimises kinni. Ma ei ole selles, ma ei tunne selles, et mina nüüd olen keegi, et ma teen neid asju Jumala nagu tööd, vaid mul on selline igatsus, et Jumal, ma tahan rohkem sind tunda, rohkem sind, olla rohkem sinu läheduses. Olla üsna radikaalne. Olla üsna võib öelda isegi täielikult ja täielisti pühendunud. Ja ma näen seda selle läbi, mida enam ma seda nagu igatsen. Et kõik muu on, ütleme niimoodi, teisejärguline. See, mis ma teen isegi Jumala jaoks, seda teenimistööd, see on teisejärguline. Minu jaoks on see, et mul oleks suhe, see elav suhe oma Jumalaga, oma isiga, püha vaimu läbi. Selles ma igatsen kasvada, kuulda tema häält iga päev. Ja ma just siin Sindiga, oma naisega siis rääkisin, et see suhte ehitamine tegelikult ei olegi nii lihtne. See võtab kannatlikult nagu aega. Sest me tihti eksime Jumala vastu. On ju nii? Kes ei eksi? Kui sina ei eksi, mina olen seda teinud. Piisavalt. Ja ma olen Sindiga rääkisin seda, et vaata, kui ma Sindi teen sulle liiga,
ma sind solvan midagi. Või ütleme, oletame, kui ma isegi petaks sind ja hävitaks kuidagi selle praeguse hea suhte, siis ma küsisin, et kas sa annaksid mulle andeks? Siin ütles mulle, jaa, ma tean, et ma pean andeks andma. Ma kindlasti teeksin seda. See oleks raske, aga ma teeks seda. Aga siis ta ütles huvitav asja. Aga selle suhte ülesehitamine tõenäoliselt võtaks jälle väga pika aja. Sest meil oli selline periood, kui me saime tuttavaks, kõik oli ilus ja kena, me käisime ja nautisime üksteise olemist ja hakkasime siis plaane tegema, et abielluda. Ja ma olen seda tunnistust rääkinud. Meil juhtus nii, et me tegime ühe liba abielu. Annan teab seda, Mart teab seda, neid asju nagu täpsemalt. Aga see oli selline abielu või siis niuke, et me teadsime seda, et Jumal on meid kokku pannud oma naisega. Ja me käisime mingi periood, õppisime üksteist tundma ja siis saime aru, et meil oleks nagu aeg kuidagi nagu laulatada, kuidagi nagu päriseks asi teha. Ja mõtlesime, et selle jaoks on ju vaja raha ja finantsi, et pulmasid korraldada. Selle jaoks meil raha ei ole. No, aga mina juba mõtlesin, et tahaks juba mehe tegusid teha ja seda suhte, nautida seda suhet nagu lähemalt. Aga siis teadsin, et ei saa ju niimoodi teha. Peab kuidagi nagu registreerima ja abielluma ja pulmalt tegema ja kuidagi ametlikult. Ja raha ei olnud. Ja siis tuli üks pastor. Sindi rääkis ka sellest kunagi siin, kui tema tunnistust andis. Ja andis meile sellise nõu. Me saime aru, et see ei olnud päris õige. Aga me oleme lahti lasknud andeks andnud kõik ja ei pea seda enam nagu pahaks. Aga see nõu oli selline, mis siis ta ütles mulle, et no tee nagu Jumala ees asi ära. Küll kunagi hiljem jõuad ka registreerida ametlikult. Ühesõnaga siis ma võin teid aidata. Teeme ära niimoodi nagu Jumala ees, et siis saad hakata mehe tegusid tegema. Ja siis me ütlesin, kõlab hästi. Ja siis me tegimegi niimoodi, et kolmekesti. Võib-olla olete näinud seda filmi, see Braveheart. Vanasti läksid metsa kuskile paavst ja siis mees ja naine siis, olge õnnistatud, nüüd tulete paar ja meiega siis tehti umbes samamoodi. Aga see oli tegelikult patt ja see oli möödapanek. Ja me kogesime seda, et Jumala arm ja suhe läks meie, nagu selline Jumala arm ja soosing läks meie suhte pealt ära. Ennem see oli, aga siis hakkas asi kreenimine. Ja me saime aru, et me elame tegelikult patus. Ja siis, kui see jõudis Allanile ja siis Mardini, siis võeti mind letti ja öeldi, et kuule mees, mida sa teed? Ja ma pidin meelt parandama. Ja me parandasin sellest meelt ja me pidime lahku kolima. Me kolisime kokku. Sisuliselt me elasime vaba abielu. Et ei olnud ametlikult ega see teine, nagu salaja elasime, tegelikult ei julgenud veel öelda ka, et kuule, et tegelikult meil on kuskil nurga taga üks pastor on meid paari pand. Aga kui see tuli välja, siis me saime aru, et me oleme mööda pannud. Ja tegelikult see suhe oli nagu tegelikult juba nagu rikutud. Sindi kolis eraldi elama, mina samamoodi ja me nagu kohtusime küll iga päev, aga mina tundsin, et see asi nagu läbi. Sindi rääkis ka sellest, tunnistas sellest. Tema tunnistas ka, et selline tunne nagu oleks nagu kiil vahele löödud ja et ei tule sellest midagi. Aga Jumal pani selle sammu haaval nagu kokku ja me käisime, saime uuesti nagu kokku ja üritasime siis panna oma asjad nagu suhted õieti jälle. Ja see oli valuline protsess. See ei olnud lihtne. Aga ometi me saime selle taastatud ja ometi me saime selle korda ja me abiellusime. Aga jutu mõte on see, et see võttis aega. Me panime mööda, saime andeks, parandasime meelt
aga ometi see suhe võttis aega, et selle korda saada ja toimima saada. Ja täna on Jumalaga täpselt samamoodi, et Jumal, kui me paneme Jumala vastu, eksime tema vastu, Jumal annab meile andeks. Tead, et Jumal on meile ette juba andeks andnud. Kui me tunnistame oma patud, siis ta on ustav õige, nii et ta kohe puhastab meid oma verega ja peseb meid ja puhastab üle kohtust. Aga see, mis Jumal on meie ette pannud, on üks kitsas tee, hästi kitsas tee. Ja seal kitsa tee peal ei ole võimalik käia, kui meil ei ole püha vaimu, kui me õigemini ei ole õppinud kuulama tema häält. Ma olen eksinud väga palju Jumala vastu. Ma olen kõrvale astunud. Ma olen mööda pannud. Ja ma tean, et ma olen andeks saanud, aga mul ei ole suhet Jumalaga. See suhe, mis ma olen igatsenud ja tahtnud Jumalaga koos nagu omada. Ma olen aru saanud sellest, et ma pean nagu aega võtma hoopis teistmoodi. Mitte sedasi, et kogu aeg eksin, palun andeks, eksin, palun andeks. Aga et ma võtan spetsiifiliselt kui eraldi ekstra aega tema jaoks, et lihtsalt olla, mitte ainult selle pärast, et Jumal anna mulle andeks jälle, ma panin mööda ja siis saan seda leevendust. Tead, kui sa eksid, mööda paned, Jumal annab sulle kohe leevendust, ta trööstib ja lohutab sind kohe. Aga see veel ei tähenda, et sul oleks suhe Jumalaga. Ja ma olen tahtnud õppida, et Jumal õpeta mind suhtes käima, õpeta mind selles suhtes olema. Õpeta mind sellest käima, et ei oleks niimoodi, et ma ei teeks nagu pattu sellepärast, et ma ei tunneks nagu kurvastust, kui ma teen pattu, et ma olen jälle eksinud. Vaid ma saan aru ühte asja, et ma ei taha enam midagi teha, mis sind kurvastaks. Ja tead, kui ma õpin Jumala liigilus olema ja temaga suhtes olema, siis see kitsal teel käimine läheb imeliselt kergeks. See läheb nii kergeks. Ja seal on võidmine ja seal on rahu. Ja seda on see, mida ma otsin. See ei ole see nagu iseenesest mõistetav asi. See ei ole selline, et see nagu iseenesest kuidagi tuleb. Kui Jumal tahab, siis ta umbes saab seda, milleks ta mind määranud. Ei, ma pean õppima iga päev alistuma talle. Iga päev. Iga päev maha panema oma asju. Iga päev ootama teda hommikul. Välja minnes nagu otsima, et Jumal, ma olen siin, et jälle sulle alistuda. Ma olen siin, et sulle jälle teha seda, mida sina tahad, et sa juhiksid mind sinna, kuhu sa tahaksid, et ma teeksin seda, mida sa tahaksid, et mul oleks osadus sinuga. Ja võt see on eluviis. See nõus, et see nõuab tegelikult pingutust. Ja see nõuab ka tegelikult ka nagu Jumala hääle kuulamist. On sul piibel lahti? Siis tee minuga lahti, palun, Roomlastele 6:16. Roomlastele 6:16. Ja siit ma loen. Eks te tea, et kelle kuulekusse te end loovutate orjaks, kelle sõnade kuulate, selle orjad te olete. Olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Et millest piibel räägib? Ma vaatan, kui Jumal annab mulle oma sõna ja annab oma ligiolu, siis Jumal ootab seda, et ma kuuletuksin sellele. Kas sa tead, oled sa mõelnud, mis tähendab, kui sa oled seda kirja kohta lugenud, kas sa tead, mis tähendab olla kuulekas? Olla kuulekas siis õigusele. Et olla nagu kuulekuse ori õiguseks, kui Jumal räägib. Tee minuga lahti piibel, selline kirja kohta, 1. Peetruse 1:22.
tänu issand. Esimene Peetrus 1:22. Et te olete kuulekusest tõele oma hinged puhastanud siiraks, vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Ja vaata, esimene pool, mis ta ütleb, et te olete kuulekusest tõele oma hinged puhastanud siiraks, vennalikkuseks, siis armastage raugemalt üksteist puhtast südamest. Olla Jumalale sõnakuulelik või olla kuulekas tema sõnale, see viib mind meeleparandusse. See viib mind sellesse, et ma tahan saada puhtaks. Kas sa kuuled? See viib mind sellesse, et ma tahan, et mu süda saaks ümber lõigatud. Et mu süda oleks täis tema sõna, et mu südames oleks ruumi tema sõnana. Jumal ütleb, et tema sõna on elu ja vaim. Oled sa lugenud seda? Kui sa loed seda, et tema sõna on elu ja vaim, kui mina panen Jumala sõna enda südamesse ja olen kuulekas talle, siis Jumala sõna hakkab rääkima minu sõna või südames. On see nii? Oled sa mõelnud, et kui minu sees ei ole Jumala sõna, siis minu süda on täis igasuguseid muid asju. Ja millest Piibel räägib, mis seal täis on? Markuse 7:21. Ma arvan, et sa ei pea seda lahti tegema, aga kui sa loed seda, Markuse 7:21, seal on halbu arutlusi, seal on hooramist, rumalust, kõrkust, tapmist, abielu rikkumist ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Siis tead, need asjad, millest Piibel räägib siin, halvad arutlused, hooramised ja rumalused, need on ka asjad, mis omavad häält meie sees. Kas sa kuuled? Kui Jumala sõna on elu ja vaim ja Jumala sõna räägib meie sees ja Jumala vaim kõnetab meid, kui meie sees Jumala vaimu ei ole, siis on meie sees muid palju asju, mis räägivad meie sees. Mis nagu kõnetavad meid, millega oleme meie nagu üheks saanud selles vanas loomuses. Jumal ütleb Johannese 10. peatükis. Tee see lahti minuga. Johannese evangeelium. Et kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees, see on siis 10:4 ma loen. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juures, sest nad ei tunne võõraste häält. Piibel räägib meil hääle kuulamisest. On see nii? Need on vaimsed asjad, mis meie ümber on ja vaimne maailm on täis hääl. Et täna on eluliselt tähtis, strateegiliselt tähtis, eluliselt tähtis, ellujäämise pärast, et me õpiksime kuulma Jumala püha vaimu hääl. Kuidas siis võidelda nende häälte vastu, mis tõusevad meie südamest? Jumal ütleb, et väga lihtsalt Jeesaja 54:17, et ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. Iga keel, mis tõuseb meiega kohut käima, on meie asi see hukka mõista. Ma tahan teile rääkida sellest nagu oma teenimise kogemustest, et kui ma olen teeninud inimesi ja palvetanud nende pärast, siis kui inimesed tulevad teenimisele ja lasevad enda eest palvetada, siis milline sõda tegelikult läheb nende sees lahti? Millised hääled hakkavad nende seest nagu rääkima, et mitte vastu võtta seda Jumala sõna. Ja üks kõva hääl, mis seal räägib, on üks eneseõigustus. Eneseõigustus on üks kõva tegelane meie sees, kellel on üsna kõva hääl.
eneseõigustus. Ja mis on veel nagu täis, ütleme, inimeste sees, mis räägivad, on hirmud, on kahtlused, on uhkus, on enesehaletsused, on himud ja on patt. Et tead, et patt, millest Piibel räägib, on vaimselt elus asi, kes luurab sinu ümber. Tead seda? Kui sa vaatad minuga, sa ei pea seda lahti tegema, tegelikult ma lihtsalt kiiresti loen sulle. Esimese Moosese 4. peatükis ja 7. salm. Aga eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Patt luurab, hirm luurab, kõik, mis on Jumala sõnaga vastuolus, on patt. Olete sellega nõus? Jumal ütleb oma sõnas, otsige esite tema riiki. Kõik muud te saate peale kauba. Aga Jumala riik on mis asi? See on rahu, see on rõõm ja õigsus, pühas vaimus. Otsige seda esite ja kõike muud saate peale kauba. Teate, kui kurb on tegelikult näha seda, kui palju on inimestes kõike muud, just kristlaste seas, kõike muud, välja arvatud rahu ja rõõmu. Kui palju on selle hirmu, ebakindlust, enesehaletsust, alaväärsus, madala enesehinnang. Milline kõver peegel on nende sees, mida kurat on pannud, ehitanud nende sisse, mida nad vaatavad päevast päeva. Ja räägib siis, enesehaletsus räägib, et sul on liiga tehtud, mul on liiga tehtud, või õigemini enesehaletsus räägib, et küll mul on liiga tehtud. Kui palju mul liiga? Pole võimalik, et keegi sinu vastu poleks eksinud minevikus. On ju nii? Me kõik oleme kogenud seda, et meie vastu on eksitud. Tead, kui oluline on andeks anda, õppida andeks andma, kui eksitakse meie vastu. Sest kui meie ei anna andeks inimesele, kes on meie vastu eksinud, siis on kuradil tal õigus lüüa, teda lüüa, seda inimest. Meie nagu kinnitame pattu selle inimesele ja kurat saab lüüa seda inimest. Tead, kui sina oled haiget saanud, kui sina oled katki oma südames või oma hinges, siis Jumal trööstib sind. Jumal lohutab sind. Ja Jumal nagu katab sind oma armastusega ja samal ajal ta võtab sind vastutusele sellest, et sa oled samaga vastanud kellegile. Üks Jumal ühes ja samas õigus trööstib ja ometi võtab sind vastutusele sellest, et sa oled samamoodi vastanud kellegile. Et milline vägi on tegelikult andeks andmisel. Et me ei seoks teist inimest. Et me käiksime andeks andmises. Et me ei annaks nagu, ütleme, kui mina ei anna andeks Allanile, ta eksib näiteks minu vastu. Ja ma ütlen, et ma ei anna andeks, siis Jumal kinnitab selle patu talle ja kuradil on õigus teda lüüa. Ja Jumal võtab ka minu ette selle eest. Sellepärast, et minu sees võib samal ajal rääkida üks hääl, vaata, mis ta sulle tegi. Ja see on üks eneseõigsus. Vaata, mis ta sulle tegi. Kuidas ta võis seda küll teha. Ja võt see on nüüd üks hääl minu sees, millele mina ennast alistan. Ja panen lukku oma südame tema ees ja ei anna talle andeks. Aga püha vaim, kui püha vaim elab minu sees, kui Jumal elab minu sees, kui püha vaim või Jumala sõna on saanud koha minu südames, siis ütleb, et anna andeks, sest ta ei teadnud, mida ta teeb. Isegi kui ta teadis, siis anna ikkagi andeks. Lase ta lahti, sest Kristus on sulle andeks andnud. Teate seda tähendamissõna? Kuninga ette toodi 2 meest, mõlemad olid võlgu. Üks oli seal 1 miljard, teine oli võib-olla seal 1000, aga Jumal või see kuningas andis mõlemile andeks ja pärast üks mees läks teist meest pigistama. Et see andeks andmine,
Sest miks me ei anna andeks inimestele, kes on eksinud meie vastu? Sest meie sees võib olla üks hääl, mis räägib, mis haletseb sind, mis õigustab sind. Üks hääl, mis ütleb, vaata, mis sul on tehtud. Vaata, mis sul on tehtud. Sina oled kannataja. Ja pane ennast nüüd maksma. Tead, neid hääli on nii palju, mis võivad olla meie seest, mis võivad esile tulla. Kas sa tead, et huvitav on see, et Jeesus oli ka kiusatud selle eest nagu mõelda inimlikult. Et nagu vaata sihukest kirja kohta minuga. Mattuse 16:23. Ma arvan, et enamus on kuulnud seda, kuidas Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks ja Jeesus hakkas siis rääkima peale seda, et ta peab minema surma ja üles tõusma. Ma arvan, et te olete kuulnud seda. Ma loen siit siis 21 salmist. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, Jumal kaitsku sind selle eest. Väga huvitav. Jumal kaitsku sind selle eest. Issand, ärgu seda sulle sündigu. Ja Jeesus pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. See on huvitav, kui ma vaatasin ja mõtlesin selle kirjakoha, et ütleb, et tagane minust vastupanija. Ma arvan, et Jeesus sai aru, et Peetruse sees oli keegi, üks vastupanija. Et sa oled mulle kiusatuseks ja ma vaatasin seda kiusatuse sügavamat tähendust, et sa oled mulle lõksuks, sa oled mulle nagu võimalus patuks, sa oled mulle komistus kiviks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Kas sa tead, et Jeesus oli kiusatud selle poolest, et mitte minna ristile? Ega Jeesus ei tahtnud minna ristile. See ei olnud tema selline vaba, hurraa, halleluja tahe. Ta alistus issandale. Ja Jeesuses oli suur võitlus selle pärast, et minna ristile. Suur võitlus. Ta veel palus Jumala käest, et kui see võimalik on, mingu see karikas minust mööda. Ja kui nüüd Peetrus, hea sõber, tuli rääkima, et kuule, hoidku sind Jumala sellest, siis ma arvan, et see oli selline koht, kus ta oleks tahtnud öelda, et tõesti sündigu Jumala tahe. Või hoidku mind tõesti Jumal sellest. Aga ta ütles niimoodi, taganemust saatanu, taganemust vastupani, sest sa ei mõtle Jumala moodi, vaid inimese viisil. Mida sa loed siit välja? Või mida me võime välja lugeda? Et saatan ja inimene mõtlevad ühte moodi. Inimene õigmine siis oma vanas loomuses, oma vanas mõtteviisis. On see nii? Ja mis siis peaks saama meie vana loomusega? See vastupanija meie sees. Et ma näen oma teenimise käigus, kui palju inimeste sees paneb nende mõttes, paneb nagu vastu sellele, kui ma kuulutan Jumala sõna, kui ma räägin tõde, kui ma räägin sellest, et sa pead minema ristile, et sa pead surema. See on ainuke viis, kuidas ellu jääda. Oli alles siin paar päeva tagasi, kui me teenisime Üllega ühte naist ja rääkisime siis, ja ma rääkisin talle hästi rahulikul ja Jumala sellise tarkuse juhtimisel. Ma teadsin, et Jumala võidmine on mu peal. Ma teadsin. Selles ei olnud hukkamõistu, selles ei olnud nagu süüdistust. Aga kui ma rääkisin, selle Jumala sõna, rääkisin, et on asju, mis sul tuleb elus maha panna. Ma näen seda, et sinu vaimne kasv on jäänud seisma. Ma näen seda,
et saatan on saanud kõva tööd teha sinu sees, ehitada need kindlustused ja müürid ja kõrgistused sinu ja Jumala vahele, et täna sa oled hirmu all, ta tunnistas seda, sellepärast tuligi teenimised, tal on hirmud ja foobiad ja igasugused muud sidumised ja haigused. Mõtlesin, et see ei ole ju Jumala lapsele. See ei ole Jumala lapse pärand, et sa pead käima haigustes ja hirmu all, et Jumal on öelnud, et sa ei ole ju saanud hirmu vaimu, vaid armastus ja mõistliku meele vaimu. Ja ma rääkisin, et see on üks koht, kus sa pead nagu maha panema need mineviku asjad. Siis, ei, ta ütles, et tead, ma olen ju kogenud Jumalat. Ma olen ju saanud sõna, ta on ju mind kasutanud, ta on saanud mind siin-seal kasutada, mul on annid. Ja ma küsisin, et oota nüüd, aga täna see, mis on sinu olukord, ma panen selle sinu ette, sinu olukord, kus sul on hirmud, sa loed mulle terve nimekirja ette, mis sul kõik on, ja Jumala sõna, ma näen, et need läheb nüüd kuidagi kokku. Puudub rahu, puudub rõõm, puudub õigsus. Sa oled vaevatud ja koormatud. Ja sa oled kinni minevikus. Kui ma küsin su käest, et kus on täna viljad, kui sa tunned Jumalat, kui sa oled koos Jumalaga käinud. Ja kui ma küsin seda, et kus siis viljad, ja siis äkitselt üks hääl ütles sealt seest, miks sa mind ründad? Miks sa mind ründad? Ma ütlesin, ründad? Algul ma ei tundnud ära, ma algul mõtlesin, et temast tuli see. Aga siis hiljem sekund, see ei olnud tema hääl. Miks sa mind ründad? Ma sain aru, et üks vastupanija tõstis pealt tema sees. Ja ma mõtlesin, et saad aru, see, mis on kõik olnud, Jumal ütleb oma sõnas, Paulus ütleb, et ma unustan ära kõik, mis on olnud ja sirutan ette poole. Et Jumal tahab, et arm oleks iga päev uus, et sa õpiksid käima selles värskuses, mis ta annab sulle iga päev hommikul uue, värske, nagu uue manna, nii nagu Iisrael oli kõrbes. Nad said iga päev, nad ei söönud vanad mannad, nad üritasid küll seda 2 päeva hoida, see oli riknud, see ei kõlvanud mitte kuskile. Aga üks vastupanija tõusis tema sees üles. Ja siis ma sain aru, meil tuli ilmutus. Religiooni vaim on seal. Ja see religiooni vaim hakkas rääkima. Tead, see religioon, tead, mille peale religiooni vaim ennast hästi ehitab? Kui inimene on haiget saanud, läbi kukkunud milleski või elus kannatanud, inimesel on mingisugused alaväärsused, kompleksid, madal enesehinnang, siuke nagu hüljatus, siis, ja kui ta neid ei õpi ära andma, kui ta ei õpi neid Jumala kätte andma või loobuda või välja nagu lahti ütlema nendest asjadest, siis sinna peale koorub üks uhkus ja eneseõigsus. Aga ma olen ju palvetanud, ma olen nii palju palvetanud, ütles ta mulle. Ma ütlesin, tead, et see on eneseõigsus. Jah. Ma ütlesin, tead, kuhu on siin see eneseõigsus ja see palvetamine viinud, et sa pole täna vastust saanud. Kuhu see on sind viinud? Mitte kuhugi ei ole see viinud. See on hoidnud sind surmas. Ja siis ta ütles mulle nii. Ma ütlesin, et see on religioon, mis on sinu sees. Ja siis ta ütles, nüüd sa ajasid mind täiesti segadusse. Ma sain aru, et see, kes segadusse teda, mis asi oli tema sees, mis ütles, et nüüd sa ajasid mind segadusse. Tead, et on üks selline vaim olemas, üks mineviku meenutaja, kes meenutab sinu minevikku. Ja kui ma hakkasin rääkima sellest, et see tuleb lahti lasta, see tuleb pöörduda Jumala poole ja vaadata ette poole, et sa lased selle lahti. Nüüd sa ajasid mind segadusse. Ja juhtus see, et ta solvus mu peale. See oli šokk tema jaoks. See tõde tuli esile. Ja mul ei olnud hukkamõistu. Ja ta küsis, miks sa mind süüdistad? Siis ta hakkas mulle rääkima. Kas ma olen kuradist
Kas ma olen siis teinud kuradi tahet? Ma ütlesin, oota, ma ei ole seda üldse öelnud. Ma ei ole seda mainudki, et sa oled kuradist. Ja ma nägin, milline võitlus hakkas ühe selle vana loomuse ja selle vastupanijaga tema sees. Et on ühed hääled, mis meie sees räägivad. On ühed hääled. Ja kui me alistume nende häältele, kui me hakkame kuulekaks nendele häältele, siis me saame orjadeks selle vana loomusele. Ja see vana loomus hoiab meid orjuses. Ja see hoiab meid patuorjuses. See võib olla, patt võib olla mis iganes. Tead, et patt ei ole mitte midagi muud kui mööda panemine. Mööda panemine, üle astumine. See on kitsalt rajal. Lai on tee, mis viib ellu. Kitsas on, lai on tee, mis viib hukantusse. Aga kitsas on see, mis viib ellu. Et need on ühed vaimsed reaalsused, mis meie ümber on. Et me õpiksime kuulama püha vaimu häält. Ja milline on püha vaimu hääl? Minu ajast on küsitud, mis on siis see püha vaimu hääl? Milline see on? Mis on see, mis tuleb taevast? Kuidas ma ära tunnen selle? Mõned on inimesed küsinud minu eest, kus ma tean, millal räägib Jumal? Kus ma tean, et millal räägib kurat? Kus ma tean, millal mina ise räägin? Või minu enda mõtted? On selliseid küsimusi tulnud esile? Ja vaata. Tee lahti, et sa näeksid Jaakobuse 3 ja ma hakkan 3.13, 3. peatükk 13. salm. Kes teie seas on tark ja arusaaja? See on Jaakobuse siis. 3.13. Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Kui teie südames on aga kibedat kadedust ja riiakust, siis ärge hoobelge ega valetage tõe vastu. See pole ülalt tulev tarkus, vaid maine, hingelik ja teemonlik. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastus ja häid vilju, erapooletu ja teeskluseta. Rahu tegijale külvatakse rahus õiguse välja. Amen. Vaata, loe seda, loe ja mõtle selle peale, et sa siis näed, mis siis on. Kui sinu sees on kas või natukene kadedust või riiakust, siis tead, see on maine, see on demonlik, mis on sinu sees. Ja mis räägib, millel on ka hääl. Kui me kuuleme Jumala häält, siis tulen täna veel kord selle juurde, ma tõmban nüüd vaikselt selle jutu kokku, et kui me kuuleme Jumala häält, mis on siis ülalt, mis on esmalt puhas, rahumeene, leebe, kuulekas, tulvil halastust, täis halastus sinu vastu. Kui me kuuleme Jumala vaimu häält, kas sa tead, mis on sinu esimene reaktsioon? Või ütleme siis, mis on minu esimene reaktsioon on, kui ma kuulen Jumala vaimu hääl? Seal ei ole hukkamõistu. Seal ei ole süüdistust. Seal ei ole nagu mitte ühtegi etteheitmist. Ja kui ma kuulen Jumala häält, see on nii puhas ja see on nii tervendav. Ja see on vabastav selles mõttes, et minu esimene reaktsioon on see, ma tahan olla puhas. Ma tahan saada puhtaks. Kas on keegi kogenud seda? Kas keegi on kuulnud püha vaimu häält? Kui sa kuuled Jumala vaimu häält, siis seal ei ole hukkamõistu. See on esimene reaktsioon, ma tahan olla puhas Jumal. Ma tahan olla see teeb mind nagu näljaseks. Ma ütlen, kui kõige haarav on see, kui sina räägid. Täna on strateegiliselt, eluliselt tähtis see, et me õpiksime kuulma püha vaimu hääl. Õpiksime kuulma tema häält. Ja nagu Roomlaste 6.16 ütleb, eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete. Olgu patuorjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Kui mina saan
pühavaimu kuulan, alistun Jumala kuulekusele, ma tahan olla puhas. Ja see ongi see, et ma hakkan ennast ära andma, seda vana loomust, seda vana olemist, vana mõtleviisi, kõik, mis ei ole Jumala kooskõlas, peab välja minu elust. Amen? Et ma tahan, et see sõna, mis on täis elu ja vaimu, saaks minu sees osaks. Et mina lähen vähemaks ja Kristus kasvab minu sees. Kui Jumal ütleb, et tema sõna on elu ja vaim, kui see kõnetab mind, kui see räägib, kõik, mis räägib sellele vastu, tead, ma julgen öelda, et on vaim ja surm. Kõik, mis sellele vastu räägib. Sest ta ütleb, et olgu patuorjad surmaks. On see nii? Ma ütlen, mina ei taha. Ma ei tahagi ühtegi häält enda sisse, mis tooks mulle surma. Mitte ühtegi häält. Mitte ühtegi. Ma keelan. Kui hakkabki mingi asi minu sees rääkima, vaata, mis sul on tehtud, vaata, kui palju sa oled kannatanud, vaata, mis sidumistes sa oled, vaata, mis kiusatud, vaata, kui patune sa oled, või vaata, milline sa oled. Tead, mis Piibel õpetab sel puhul, kui sa kuuled sellist häält, kui süüdistaja tuleb sinu vastu? Nõustu. Ja, olen, on. Aga kui ma seda tunnistan, siis Jumal on nõustev õige, nii et ta annab mulle andeks ja puhastab mind sellest. Ma tunnistan, jah, on küll, aga nüüd teeb Jumal mind puhtaks ka. Võti on see, et sa tunnistad neid asju, mitte ei hakka ära peitma. Ei hakka seda ei lase seda enese õigustust nagu tugevama mehena tulla ja kaitsma hakata sind. Enese õigustus peab minema välja minu elust. Oled sa nõus minuga? Sest enese õigustus on sinu vaenlane. Ja see viib sind surma. See ei lase sinul saada kätte seda pärandit Kristuses. Hämmastav. Tead, kui lihtne see tegelikult on? Kui lihtne ja kui kätte saadav see tegelikult on? Et sina otsustad, kelle häält sa täna kuulad. Kellele sa ennast allutad. Kelle kuulekusse sa lähed. Ma küsin, ma heidan täna välja kutse. Kelle kuulekusse sa lähed täna? Kas patu orjaks, surmaks või kuulekuse orjaks, õiguseks? Yes, amen. Palusin, Mart, et sa tuleksid mängiks. Ma võtan kokku selle. Me kõik oleme kiusatud. Mõelda ikka, hirmude all, kahtluse all, ebakindluse all. Meil on kõigil kiusatus pettuda Jumalas. Meil on kiusatus. Ja Jeesus oli ka sellest kiusatud. Mõelda, nagu inimene mõtleb. Sest ta ütles, et sa oled mulle kiusatuseks. Sina vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks. Ja ma arvan, me peaksime võtma samasuguse hoiaku täna elus. Et paneme vastu igale vastupanijale meie sees. Sest ta on meile kiusatus, ta on meile lõksuks. Kui sa mõtled kiusatusest, siis mõtle, et see on lõks. See on komistuskivi. See on see, mis paneb sind komistama. See on see nagu linnupüüdja pahel, mis tõmbab sind kinni. Ei lase sul edasi minna. Ja kui sa eksid, kui sa ei paranda meel, kui sa ei loobu sellest asjast, kui sa ei ütle lahti nendest asjadest, nendest häältest nendest sees, kui sa ei mõista neid hukka, nii nagu Piibel ütleb, et me mõistame hukka kõik keeled. Ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse minu vastu. Ja ma mõistan hukka iga keele, mis tõuseb minuga kohut käima. Kui sa tahad teada, kus on, ma ütlen uuesti. Jeesaja 54:17. Ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu. Mitte ühelgi. Ja minu igatsus, minu tahe, minu
soov täna on see, et me teeksime täna taas ühe otsuse. Nagu koos. Et Jumal, anna mulle andeks, et ma olen olnud sõnakuulmatu. Et ma olen lasknud patul rääkida. Ma olen lasknud patul nagu sisse oma elu. Ta on luuranud ja ma olen lasknud sisse, sest ta on mind ära petnud millegiga. Mu sees ei ole rahu, mu sees ei ole seda rõõmu, seda õigsust, millest sina räägid. Sest ma tahan täna meelt paranda. Ma tahan lahti ütelda ja ma tahan täna hukka mõista kõik keeled. Iga keele, mis on tulnud minuga kohut käima. Jah, ma olen eksinud, aga Jumal, sinu sõna ütleb 1. Johannese kirjas kohe, 1.9. Kui ma tunnistan need asjad, sa saad ustev õige ja sa annad mulle andeks. Et ma tahan täna teha sinuga ühe otsuse, et astume koos nagu sellele kitsale rajale, selle sõnakuulelikkuse orjaks. Tuleme välja sellest patuorjusest ja astume sõnakuulelikkuse orjusesse. Tead, sõnakuulelikkuse orjus teeb sind vabaks. Sõnakuulelikkuse orjus teeb sind vabaks. Nii Piibel ütleb. Et te olete kuulekusest tõele oma hinged puhastanud. Siis me oleme võimelised ka armastama oma venda. Kui ta eksib, kui Alla nüüd eksib mu vastu. Muide, halleluja. Ma annan sulle andeks. See pole üldse probleem. Ja ma vabastan ta. Ja tead, tema on vaba, mina olen vaba. Ta pole eksinud veel mu vastu. Ja ma usun, et ei eksi ka. Aga lihtsalt Allan oli siin ja lähedal võtta. Tead, Jumala rahu on siin. Ja Jumala hingamine on siin. Ja ma arvan, et Jumal on kõnetanud sind. On asju, on hääli sinu sees, sinu elus, mis räägivad, mis süüdistavad sind. Mis hoiavad sind kinni. Mis nagu käib võib-olla mingi katkine plaat sinu sees. See võib olla ükskõik mis asi. Finantsid. Sa ei saa kunagi oma võlgadest vabaks. Sa ei saa kunagi terveks. Sa ei saa oma suhteid korda. Sa ei saa seda armastust, sa ei saa seda. Sa ei saa seda teist või kolmandat. Tead, Jumal ütleb siis selle kohta niimoodi, et mina täidan kõik sinu vajadused oma aurikkust mööda. Ja kui sa kuuled sellist häält, siis ütled, oot. Ma mõistan selle hääle praegult hukka. Ma võtan meelevalla selle hääle üle ja ütlen nii. Sõna ütleb, et Jumal täidab minu vajadused oma aurikkust mööda. Amen. Ja tead, see võib olla ükskõik mis vajadus sinu elus. Ükskõik mis vajadus. Jumal täidab seda. Ma palun, et me tõuseksime püsti. Halleluja. Me oleme kõik kiusatud. Ja meile seatakse lõkse kogu aeg. Kogu aeg, iga päev. Ja igasugused hääled meil räägivad ja üritavad meiega kohut käia. Aga lihtne valem ja lahendus Jumala sõnas on see, nagu ta ütleb, et kui keegi süüdistab sind, siis nõustu sellega. Piibel ütleb, nõustu sellega. Aga tuleta meelde, mis Jumala sõna ütleb. Jumal on sinu advoga, eestkostja. Ma olen sellest rääkinud ja tuletan täna ka seda meelde, et Jumala sõna kaitseb sind. Kui sina lased Jumala sõna enda sisse, sellepärast, nii nagu me täna lugesime ka algusest, ma tahan lugeda sõna, ma tahan talletada seda oma südamesse, ära peita, täis toppida oma süda sõnaga. Et kui need hääled hakkavad minu vastu kohut käima või rääkima mulle, siis mul on lihtsalt mida võtta. Mul on võtta sõna. Minu tibud jäid nüüd üleloomulikult haigeks, kõik 3 köhivad.
ja mul hakkavad hääled rääkima. See on alles algus. Ma ütlesin, oot, ma ei võta seda vastu. Ma ei võta seda vastu. Ma ütlen, tagane minust vastupanija. Sest mul on kiusatus niimoodi mõelda. Jah, on tõesti, et nüüd peame rohtusid hakkama ostma, nüüd peame, ma ei tea, määrima ja kõike tegema. Võib-olla peabki. Aga ma usun ka palveväesse. Ma usun, et seda, et Jumal vastab meie palvetele, kui ma võtan meelevalla nende asjade üle. Sest Jumal on öelnud, et ta on andnud mulle meelevalla astuda madude ja skorpionide ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee mulle kahju. Ja ma treenin ennast sõnaga. Ma treenin ennast rääkima nende häälte vastu, mis tulevad minu vastu. Ma palun seda, kui see täna on sind kõnetanud, et sa tahad teha seda otsust, et sa teeksid seda Jumalale, et nagu astuda välja sellest ükskõik mis liiki orjusest. Et ütled, Jumal, ma tahan astuda selle kitsaraja peale. Ma tean, et ma ei jää seal püsima ilma sinuta. Aga ma usaldan sind, et sa õpetad mind käima kitsarajal. Et sa õpetad mind käima selle joone peal, mille sina minu ette paned. See on kalju. Ma õpin käima kalju peal, et ma tahan saada sõnakuulelikkuse orjaks, et ma saaksin õigeks. Et ma saaksin õigeks. Ja see saamine on protsess, see on eluviis. Kui sa tahad teha selle otsuse ja oled nõus tegema selle otsuse koos minuga, siis ma palun, et sa tuleksid see ette. Ma palun, et sa paneksid silmad kinni ja võtaksid selle aja ja mõtleksid nende häälte peale, mis räägivad sinu sees. See on sinu lihalik mõtteviis, sinu lihalik loomus. Olgu see ükskõik mis asi, mis valdkonnas mingi vastupanija. Siis tee see otsus, et Jumal, ma tõusen täna selle vastu. See, mis on mind orjastanud. See, mis on mind aheldanud. See, mis pannud mind kahtlema iseendas. Mis on nagu saanud kõverpeegliks minu sees. Et ma näen ennast ebapiisavalt. Et ma näen ennast läbi kukkujana. Et ma näen ennast alaväärsena. Mille peale tuleb enese haletsus. Ja kui sa neid asju välja ei saa, siis tuleb uhkus su peale. Ja uhkuse peale tuleb enese õigsus. Ja need on tõelised vaenlased sinu sees. Sinu peremehed, kes orjastavad sind, ei lase vabad olla ega vabaks saada. Aga ma lihtsalt palun seda. Jumala vaim on täna siin selleks, et sina teeksid otsuse oma südames. Et Jumal, ma astun välja. Ma astun välja, ma tahan tulla sinu sõnakuulelikkusse. Sinu sõnakuulelikkusse. Ma tahan käima hakata sinu sõnakuulelikkuses. Saada sõnakuulelikkuse orjaks. Et ma saaksin õigeks ja puhtaks. Et ma saaksin vabaks. Kõigest nendest häältest. Kõigest nendest hoiakutest. Vanast mõtteviisist. Siis see on sul kättesaadav. See on kättesaadav. Just nüüd ja praegu te täna. Jumal trööstib sind. Jumal lohutab sind. Ma palun, et me oleksime hetke siin. Oleksime hetke veel. Sest see, mida Jumal teeb, see on püha. See on puhas. Tänan sind, Issan. Tänan, et sa puudutad siin igat ühte. Tänan, Issan, et sa räägid. Tänan sind, Issan, et sa vabastad. Ja just nüüd, Issan, ma vabastan sinu võitmise iga ühe üle, kes on siin ees. Ma vabastan, Issan, sinu väe, sinu vere iga ühe üle, kes siin on, Issan. Ja ma palun, Issan, et sa võtaksid iga ühe otsuse kui elava ohvri. Alistuda sulle
järgneda sulle, issand. Saada sinu sõnakuulelikkuse orjaks, et sina võid olla tõesti isand igas meie eluvaldkonnas. Igaühe eluvaldkonnas, kes on ees, kes on täna võtnud selle otsuse, issand, kes teeb selle otsuse, issand. Avastan püha vaim sind, et täida selle trööstiga ja lohutusega. Kui keegi on eksinud, issand, ja ma palun, püha vaim, nii nagu sa oled öelnud oma sõnas, et sina juhatad tõe sisse. Ma palun, et sa juhataksid igaühe tõe sisse. Just nii, just nüüd praegu. Juhataks Kristusesse, kus issand poja veri puhastab ja peseb kõigest sellest ülekohtust. Kõigest sellest ülekohtust. Kõigist nendest häältest. Tänan sind, issand. Tänan sind, mu Jumal. Hinga seda sisse. Hinga. Ja näe seda, et isand on siin, et sind tröösta ja sind pesta, kallis laps. Kallis õde ja vend. Näe seda. Saa puhtaks, saa pühaks. Lase pühal vaimul rääkida. Anna talle kohut. Ütle, et võta mu süda täielikult. Tee mind näljaseks. Tee mind näljaseks sinu järgi. Tee, et ma oleksin janun ainult sinu järgi. Tee nii, et ma oskaksin eristada kõiki muid hääli. Sinu häälest. Et ma ei kuulaks mitte ühtegi häält, vaid põgeneksin võõraste häälte eest, vaid järgneks sulle ainult, issand, ainult sulle. Halleluja. Halleluja. Teeme ühe palve koos. Lihtsa ja lühikese. Ja mõtle seda tõsiselt. Issand, ütle, Jeesus, ma tulen sinu ette. Ja avan oma südame sinu ees. Ja ei varja midagi. Ma mõistan hukka kõik keeled ja kõik hääled, mis on tulnud minu vastu, mis on mind orjastanud. Ja ma ütlen nendest lahti. Ja ma alistun just nüüd praegu sinu sõnakuulelikkusse. Ma tahan olla sinu sõnakuulelikkuse ori. Et ma saaksin puhtaks ja saaksin vabaks. Puhasta minu kõrvad ja minu silmad ja minu suu. Ma palun, et sa lõikaksid mu südame uuesti ümber. Ja lõika ümber mu kõrvad. Et ma kuuleksin sinu häält iga päev. Ma tahan alistuda sulle, issand. Ja saada sinu sarnaseks. Ma tänan,
et sa oled valanud vere minu eest. Ma tänan, et rist on tühi. Et sa oled üles tõusnud ja saanud eluks ja valguseks minu jaoks. Ja ma sirutan täna sinu poole ja hoian sinust nüüd kinni. Ma tänan sind ja ma võtan vastu sinu pääste. Amen. Amen. Võtan veel ühe hetke, võta veel üks hetk aega, et see käiks sust läbi, et see käiks sust läbi. Halleluja. Milline hingamine tuleb sinu peale. Milline vabadus tuleb sinu üle. Milline rõõm saab sind saatma, mis on nii magus ja nii hea. Ja see õigsus, mis tuleb issanda käest, see on nii ehtne, see on nii reaalne. Seadusest tuleneb õigus on see, kui sinu vastu on eksitud, siis sul on õigus nõuda kohut ja karistust selle inimesele. Aga Jeesuse õigus on see, et sa lased ta lahti. Sa lased lahti igaühe, kes on eksinud sinu vastu. Ja tee üks asi. Anna andeks iseendale. Anna andeks iseendale. Anna andeks iseendale. Anna andeks iseendale. Ja ütle, et ma lasen iseendaga lahti. Amen. Amen. Sa ei kuulu endale. Sa kuulud issandale. Sa oled Jumala oma. Sa oled Jeesuse oma. Ja sa oled eriline. Sa ei ole enam tavaline inimene. Sa ei ole enam tavaline. Sa ei ole enam see vana läbi kukkunud enesehaletsuses, alaväärsuses, madala enesehinnanguga või uhkuses. Sa oled õigsus issandas, kellel on rahu ja rõõm. Halleluja. Kas sa usud seda? Võtad sa vastu selle? Amen. Halleluja. Tänu issanda. Amen. Ole õnnistatud, ole hoitud, ole väga-väga kaitstud ja pestud ja pühitsetud ja kastetud. Istanda kalli pühavõimu poole. Võime minna tagasi. Jeesus, tänu Golgata eest, tänu verest, mis voolas, et vabastada mind. Ma kummardan end sinu ees ja laulan, Jeesus, tänan sind Golgata eest. Jeesus, tänu Golgata eest, tänu verest, mis voolas, et vabastada mind. Ma kummardan end sinu ees ja laulan, Jeesus, tänan sind Golgata eest. Tänun veel verest ja et elu andsid sa, tänu väest vereses, mis ka täna tervendab. Tänu tänan, et sind vabastab mind. Tänan sind võidu eest Golgata. Jeesus, tänu Golgata eest, tänu verest, mis voolas, et vabastada mind. Ma kummardan
sind. Täname sind, issand, et sa oled rääkinud. Et sa oled saanud teha oma tööd meie sees. Ja ma palun, issand, jätkuvalt avatud südameid. Et me võtaksime vastu, issand, seda. Alistuksime sulle, issand, aukartuses sinu ees. Ja oleksime sõnakuulelikud sulle, issand, igas elus valdkonnas. Et me ei paneks sulle vastu, issand. Ja õpiksime sinu häält kuulama. Iga päev. Jeesus, sinu kalli nimel me palume. Ja me täname sind, issand, selle ohvri eest ja olgu õnnistatud, issand, see. Ja olgu õnnistatud iga andja, issand, kes pani oma osa. Issand, me palume, et see seeme kannaks vilja. Kui tuli või kui keegi sai anda nii, nagu ta sai, issand, ma palun, et sa kasvataksid seda vilja. Kasvataksid. Jeesus, sinu nimel palume seda. Tänu sulle, issand, et sa oled andnud meile oma sõna, oma töötused, oma väe ja meelevalla, issand. Ja me täname, issand, me saame näha sinu vabadust, sinu pühadust ja pühitsust selles paigas, issand. Halleluja, me täname, issand, me oleme sinu rahvas. Halleluja, halleluja. Ma ei tea, kuidas sinuga on, minul on rõõm. Äkki teeks ühe aplausi lihtsalt Jumalale, lihtsalt plaksutada. Tänu, issand, halleluja. See on läbi läinud, halleluja, halleluja. Aamen, aamen, halleluja. Oot nii, armas kogudus, paneme edasi. Ärme lase igasugustel häältel ennast nagu ära orjastada, ikesse panna. Käitume nagu vabad lapsed, nagu vabad Jumala omandid. Täis õigust, täis rahu ja täis rõõmu. Ja kui midagi on, me oleme üksteise jaoks olemas, et palvetada ja toetada üksteist. Aamen, aamen. Jääme järgmise korrani.